oleks targem öelda tere lõunat, sest et kell on 11:30. Meil on täna neljapäev, täna on 15. detsember ja ma otsustasin teid kätte võtta, et teile täna näidata meie tänast päeva, et teeme sellise ühepäevase vlogi, sest et detsembris vist siin kanalil veel päris seda ei olegi olnud, et ma olen vist paariks päevaks teid kätte võtnud, aga teeme täna sellise kiire ühepäevase video. Ma tegelikult plaanisin juba eile filmida, aga mul oli eile, ma ei saakski öelda, et nii halb päev, aga mu emotsioonid eilsed olid kuidagi nii nukrad ja masendavad, et ühesõnaga ma ei tundnud kuidagi endast mentaalselt hästi, et ma võiksin teile siin jutustada ja näidata. Ta oli siuke väga-väga rahulik päev, et ma isegi ei jõudnud eile oma liikumist teha ära nii, nagu ma oleks tahtnud, sest et ma tegin päeval mingi üle kilomeetri ja siis õhtul tegin ülejäänud osa juurde, sest et kuidagi eelne päev läks nii kaootiliselt ja mul tegelikult ei oleks olnud isegi kahju lubada seda ühte puhkepäeva endale, sest ma ei ole see kuu veel seda teinud. Aga ma õhtul ikkagi läksin, sest ma mõtlesin, et enne magama jäämist on jalutuskäik nii vajalik, et sai ikkagi see tehtud. Aga jah, ma ei tea, mis eile toimus. Kuidagi emotsioonide virvarr. Mõistus ütleb, et ela üks päev korraga ja kõik saab korda. Kui su lähedased on kõik terved ja sul on töö ja sul on soe katus, soe kodu, siis ei ole ju midagi pahasti, aga ikka juhtub neid hetki, kus lihtsalt oled mentaalselt nii kurb ja kuidagi rivist väljas, et eile oli see päev. Aga täna on tuju natuke parem, saan teiega suhelda ja teile meie päevakest näidata. Ma olen viimastel päevadel vlogmasse vaadanud ja kõik need on keerelnud meie tormiteemade üle, mis on muideks nagu selles mõttes nii äge vaadata, et kus on siis mujal Eestimaa paikades, et mis olukorrad on. Aga Võrus meil oli selles mõttes esmaspäev päris tormine. Läksin hommikul jalutama väga varakult koos õega 4:30 ja mul ei tulnud korteris nagu välisuks lahti, sest et sinna oli suur lumehunnik ette tuisanud, mis on mega üllatav, sest et pigem meil maja ees ei ole üldiselt väga tuult, ehk siis ma pidin ust jõuga lahti lükkama ja selles mõttes terve päev oli tuuline ja sadas ja noh, lund oli väga palju, aga see ikkagi nagu pigem õhtuks vaibus, et kui mujal tundub, et võttis tuure üles ka järgnevad päevad, siis meil pigem see vaibus, et praegult ei olegi juurde niimoodi sadanud, et siin vahelduva eduga natukene, aga muidu ei ole nagu kõige hullem maal, muidugi on olukord teine. Ja vaadake neid lumehunnikuid. Linnast tuleb ju kuskil lumi ära vedada. Aga ei, selles mõttes mina naudin, et ma saan aru, et kuskil, vaadake naala nii tõmbab, et maakohtades on see väga-väga keeruline olukord, kui inimesed peavad tööle jõudma. Aga meil linnas selles mõttes ei ole väga hullu see seis. Nii et pigem siuke ilm mulle küll meeldib. Tõsi on see, et kui praegu täiega juurde sajaks, siis läheks juba liiga paljuks. Aga selline ilm, kui ei saja ja ta lihtsalt on ja nii paks lumi on, siis see on nii mõnus. Vaadake, ma otsustasin juuksed lahti jätta, see vist ei olnud hea idee. Aga ma arvatavasti ei tee praegult oma viiakat täis. Selles mõttes, et seda 5 kilomeetrit saab seal Jooksullahe grupis postitada ka mitmes osas. Et sa saad lihtsalt oma päeva aktiivsuse nii-öelda screenid kokku panna ja postitada siis mitmes jaos. Ja eile ma tegin niimoodi ja mulle tundub, et ka täna, sest et mul ei ole siin päeval väga-väga palju aega. Lisaks naalal hakkab külm ja ma pean ta koju viima. Et me jalutame siuke paar kilomeetrit ja siis kunagi
äkki õhtupoole jalutan veel teise osa siis juurde. Kell on saanud 1, me ikkagi jalutanud seda 5 kilomeetrit lõpuni, nagu me ütlesime, jalutasime mingi 3 ja ma viisingi Naala koju ära ja ma ise läksin tegelikult töö juurde, kuna mul ühel töökaaslasel oli sünnipäev, nii et käisin ostsin talle lilli ja käisin teda õnnitlemas. Sõime torti, jõime šampat, alkovaba muidugi on ju, naised roolis ja nüüd ma olen tegelikult Otto kooli juures, tulin talle vastu, sest et me lähme koos poodi, sest tal on vaja päkapiku mütsi ja koolitöö jaoks mingeid nööbikesi, et ta lemps on tööl, ma siis aitan, olen hea tädi ja siis tegelikkuses on niimoodi, et meil on pühapäeval töö juures jõulupidu ja meil on loosipakid ja mul on nagu pool sellest loosipakist ostetud ja olemas, aga mul on vaja veel natukene sinna juurde osta ja ma loodan väga, et ma leian, nii et me lähme Ottoga koos poodlema. Otto, kuule, millised nööbid me võtame? Mustad. Kui suured? Ma ei tea. Saime Ottoga nüüd nööbid kätte. Sellised, Otto valis lumememmele sellised mustad nööbid. Oli hea valik? Ja. Müüja ei panne kotti, andis mulle niisama, aga õnneks on mul autos Naala kakakotis, ma sain nüüd siia panna, kasutamata, of course. Nii et kuhu nüüd lähme? Kakukeskusesse jõulumütsi oli. Jah, lähme otsime päkapiku mütsi. Parim filmimise nurk üldse, mis ma siin autos olen suutnud saavutada, aga ma rohkem poes ei filminud teile, sest no teate küll ju seda praegust krõbedat ilma, et kindlad ei taha käest võtta ja siis on nagu kõiki asju nii palju ja rahvast on igal pool nii palju ja nii raske on ja kõikidel on nii kiire ja mul endal läks ka kiireks, sest et ma pidin EMS-ile maale minema appi ja tegelikult ongi see, et ma ei saanud sinna loosipakki asju, mida ma tahtsin. Või noh, ütleme nii, et mul ei olnud ideed, aga lõpus, kui mul tuli see idee ja ma nagu püüdlasin selle poole, siis hakkas Kakukeskuses tuletõrje sireen tööle, ehk siis me tulime ära sealt. Ja nüüd ma lihtsalt loodan, et mul jõuan maal niimoodi tagasi, et ma jõuan ikkagi käia, sest mul on visioon olemas ja ma pean selle paki täna ära pakkima, et see oleks mul pühapäevaks ilusti valmis, sest et mul tulevad nüüd tööpäevad ja mul ei ole lihtsalt aega. Ehk siis ma viisin Otto koju ära, viisin asjad koju, selles mõttes, et ma midagi ikkagi sain sinna ja võtsin Naala peale kodust. Et nüüd meie järgmine missioon minna maale ja tegelikult mul on kõht täiega tühine ja ma loodan, et ma maal saan midagi süüa. Ma lihtsalt ei jõudnud kuskile minna, ma ei tahtnud kuskile minna, sest et see liiklus on täiesti hullumaja. Ma saan aru, et kõik mõtlevad niimoodi on ju ja kõigil ongi vaja käia. Aga igal pool on need lumevallid ja siis see liiklus on nii kuidagi kitsas igal tänaval. Pead iga kord kuskile äärde tõmbama, et keegi mööda mahuks. Ehk siis väga raskendatud olukord. Aga vähemalt me saime Ottole need asjad, mis oli vaja. Me saime talle päkapiku mütsi ja nööbid. Et see ülesanne see edukalt täidetud. Lihtsalt ma nüüd loodan, et ma õhtul jõuan enda asjadega ka ühele poole. Keksib, ei, Tommi. Oi, sa oled ikka. Kell on 18:13 ja ma olen lõpuks maalt
koju jõudnud. Ja ma ei olegi täna kodus olnud nagu päriselt, et ma läksin ju lõuna ajal kõndima või no mingi 11:30 ajal läksin Aalaga kõndima, siis ma tõin tema koju, ise läksin kohe jälle ära. Siis ma tulin jälle tagasi, võtsin tema, läksin jälle kohe ära ja nüüd õhtul ma tõin ta jälle tagasi ja läksin ära, sellepärast et mul oli vaja veel 2 kilomeetrit täna ära teha, sest et see oli mul tegemata. Ja samas ma ei jõudnud ju ka loosipakki täielikult ära lõpetada ja ära osta, ehk siis mul oli vaja veel minna poodi. Ja ma olen sellest juba nii villand, reaalselt nii villand. Et ma ei tea, ja kõige hullem on see, et järgmise nädala alguses tuleb veel seda retke teha, sest siis saab küll tööjõulupidu läbi, aga muud rall ju veel jätkub. Aga no selles mõttes õnneks meil ei ole nagu väga hullu, sest et meil on mõlema perekondadega loosipakid. Juba vist minu perekonnaga on juba väga pikalt olnud, juba mitu aastat. Aga Erki perega nüüd on vist 10 aastat ja see on nagu nii hea, reaalselt nii hea. Sa ei pea mõtlema, mida kõikidele inimestele teha, vaid sa saadki selle ühe inimese ja siis on mingi enam-vähem kindel summa. Ja see nagu täiega hästi sobib, et kõik saavad ühe kingituse ja ongi see rõõm juba olemas, et ei ole vaja seda pead vaevata, et appi, mis sellele. Nii palju stressi jääb tegelikult ära ja selles mõttes ma olen pakkidega päris järje peal tegelikult praegult lihtsalt. Täna jooksid asjad ebamugavalt kokku ja ma ilmselgelt ei saa teile seda pakki näidata, sest et see video läheb ennem üles ilmselt. Aga ma saan näidata teile seda ilusat jõulukaarti. Reaalselt see on nii ilus. Ma ostsin selle Kagukeskuses sealt Haanjamehe poest ja seal on nii palju ilusaid jõulukaarte ja üleüldse väga palju ilusaid asju. Ma soovitan sealt läbi hüpata, aga ma neid jõulukaarte seal nägin, siis ma pidin nagu kohe haarama, sest et need on nii minimalistlikud ja nii kuidagi armsad. Et ma nüüd tegelen selle kaardikese kirjutamisega ja saan selle ka sinna kingikotti pista. Sest et kuna meil töö juures nagu keegi ei tea, kes kellele teeb, vähemalt idee poolest ei tohiks teada, siis tahaks panna selle kaardikese sinna sisse, et see, kes selle paki saab, näeb, kellelt see on. Nii et selline armas kaart. Mõtlesime Erkiga, mida täna õhtul süüa teha ja kuna täna on neljapäev ja homme on reede, siis me tavaliselt nagu väga nädala lõppu mingeid suuremaid sööke ei lükka, sest et nädalavahetus on suht söömise mõistes siuke kaootiline, et mina olen see nädalavahetus tööl ja siis Erki sööb seda, mida ta sööb, et ei ole väga kodus söögi tegemist praegu, nii hullusti nädala lõppudel. Aga minu mõte täna tekkis selles, et tahaks verivorsti ja praekapsast ja kartulit. Ehk siis Erki ostis praekapsast purgandiga. Siis ta ostis Ranna-Rootsi maasuitsusingiga verivorste. Ma ei ole väga suur verivorstide fänn tegelikult, aga mulle aeg-ajalt natukene meeldib. Ja kuna me ei hakanud nagu ekstra koorima kartulit, et teha üheks õhtuks süüa, siis Erki ostis lihtsalt poest valmis keedukartuleid. Et mul on igas selles videos kartulitega mingi teema, aga täna on niimoodi. Vot, ja nüüd ma hakkan seda sööki tegema, sest et kõht on juba parajalt tühi küll. Ei kujuta ette, kui head lõhkusid hakkab kohe tulema. Nii jõulukas. Me muidu iga-aastaselt kodus korteris siis ei söögi mingit jõulusööki, sest et me oleme ju jõulude ajal alati maal, kas siis minu või Erki maal. Ja muidu me niimoodi ei tee mingit kapsast kodus, aga täna oli kuidagi nii suur isu ja siis mõtlesin, et miks mitte. Et ma tõesti nii ootan ja täna on ju üksinda kodus telekas. Ja ma ostsin ilmselgelt ennem poest väikse glögikesest. Täna ma joon tee asemel seda glögikest, vaatan üksinda kodus. Söön võib-olla paar mandariini ja piparkooke ostsin ka. Et selline jõuluhunguline neljapäeva õhtu enne seda töiset nädalavahetust.
meil on korteris väga pime, nii et sorry, aga meil on ju tänane advendikalender avamata. Ma olen siit saanud tegelikult päris selles mõttes asjalikke asju, et enamus on huulepulgad ja lauvärvid, aga ma olen saanud neid asju kasutada. Et ilmselgelt on see, et sa igapäevaselt ei kasutagi neid, et mingi aja möödudes. Aga täna on 15. detsember. Oih. See tundub, et on HD finishing powder. Okei. Väga huvitav. Peab proovima, aga puudrid kuluvad alati ära. Panin need tagumised tuled põlema, äkki natuke näitavad. Aga Erki lubas mul enda kalendri ka avada ja ma ei tea, teeme panuseid. Kas siin on täna muna või siin ei ole? Eile oli muna, täna äkki on lihtsalt tavaline šokolaad. Okei, ta on kõik asjad nii väga kordunud, see on nagu nii kahju. Täiega kahju, ma ei tea, miks see nii halb kalender on. Täna on 15. Täielik pettumus. No mis seal oli, muna ja šokolaad? Mine pekki, panustasin šokolaadi. Ja muna lihtsalt iga päev. Ja oleks need munad siis nagu mingi erinevate maitsetega, vaid nagu ongi kas valge või pruun šokolaad ja muud varianti ei olegi. Muutsin kaamera nurka, teeme Nantsi oma ka lahti. Naala selles mõttes ei ole vahet, et tal on need kõik asjad maitsend ja see on nagu juba positiivne, sest eelmine aasta ta mingi hetk üdines ära, et need asjad olid hästi kõvad. Aga see aasta meeldib talle kõik. Ja täna selline snäkike. Tahad või? Tšitši? Tšupli! Vaadake, meie kodune jõuluõhtusöök. Ilmselgelt haklejakaste ei käi siia, aga muud kastet lihtsalt ei olnud poes. Nii et me pidime selle võtma ja meil on isegi Erki vanaema õuna pohlamoos. Ei ole täielikult pohlamoos, aga siiski verivorstiga sobib. Kui õnnelik sa oled selle toidu üle? Ma proovin seda. Hea või? Teema. Nii et hakkame nautima siis. Mul on selline tunne, et me teeme teil täna ära. Peab seda teaks, jah? Ja see ei tule ju seda värvi. Ei, ta ei tule. Muud täis söödud. Tulin enda siia eriti kollase valgusega vannituppa, aga üksinda kodus alguseni on natuke üle poole tunni jäänud. Ma mõtlesin, et ma võtan oma meigi maha, teen näo puhtaks ära. Et siis ma saan lihtsalt diivanile viskuda ja seda vaatama hakata ja homse varajase hommikuliikumise jaoks pean ka asjad panema valmis. Et kui ma ärkan, siis lihtsalt hüppan riietesse ja lähen. Et ma ei pea enam hommikul vara hakkama otsima mingeid riideid. Või Natsu, kas sa tahad ka ennast näidata? Tahad opsu tulla või? Natsu ka tahab teile ennast näidata. Tuli vaatama vannituppa, mis ma teen. Peaks mainima, et ma ei olegi teile väga palju näidanud, aga päev ise minu meelest oli küll täna kuidagi nii intensiivne. Et selles mõttes sai päris palju asju täna ära tehtud, mis oli vaja teha. Ja see on positiivne. Aga nüüd vastu uutele tööpäevadele ja ma loodan, et ma jõuan juba õige pea uuesti kaamera välja võtta. Aga ma tänaseks lõpetan. Aitäh sulle, et sa minu videot vaatasid. Kui sulle meeldis, pane like ja et sa ei jääks minu järgmistest videotest ilma, siis subscribe'i ka minu kanalit. Nii et aitäh sulle. Bell notification. Jah, bell notification. Davai, tšau!